Minu nimi on Virko. Me asume otse Käsmu meremuuseumi ranna all. Mina olen siin nüüd kala püüdnud, julgen öelda, et pea 30 aastat. On tulnud sisse massiliselt võõrliike, eriti näiteks siin viimased 20 aastaga hõbekoger massiliselt ja viimastel aastatel see ümarmudil, mis siis on. Ja kadunud on ära teatud teised kalale, näiteks ahven on täiesti madalseisus. Lestaga on samasugused situatsioonid. Siiaga täpselt samuti, nii et me näeme seda muutust ajas pidevalt. Tähendab, ma ei saa ju ütelda otseselt kliimamuutused. Siin on kõik, tähendab, see on otseselt seotud inimtegevusega. Tähendab, meie enda tahtmistega, aga muuga ma ei saagi öelda midagi. Tähendab, ütleme niimoodi, see mahedamad talved on tekitanud seda, et nagu puhkeperiood merel kaob ära. Võib-olla siin hakkab otseselt pihta ka selleni näiteks siia populatsiooni hääbumine, eks ole, kui siia kude hakkas pihta kuskil novembris. See on jõudlus, ütleme niimoodi, jõuab välja kuskil detsembri jõuludeni peale. See tähendab tegelikult seda, et selleks momendiks normaalselt pidi tekkima juba kaldaäärne jää. See tähendab seda, et kogu lainetuse mõju alt jäid kolmnud välja. Liiakolm on kuskil 3–5 meetri sügavusel, tugevama tormidega mõjutab seda. Aga nüüd on seda situatsioon, et kuna seda ei ole olnud, siis tähendab seda, see jäätumine tekib praeguse minutil, kui üldse tekib veebruaris. Tähendab, meil on juba kuuajane tsükkel on vahelt. Ja see tähendab seda, et see koetud mari segatakse ära. Et need on otseselt mõjutused selle juures. Ütleme tulevikus nähes ette seda, et see vee tõus tuleb paratamatult. Ütleme siin võime öelda, et kas siis sajandi keskelt on meeter või on pool meetrit, vahet ei oma. Sellepärast, et see tähendab seda, et lainetuse osa tormidega muutub juba kuskil meetrites. Need kirjeldatud muutused, see tähendab seda, et ma pean pidevalt järgima seda merd hoolega. Kui nüüd rääkida kalavarude vähenemisest või rannakalurite vähenemisest, siis on asjandus selline, et vaadake, rannakalur saab kala püüda siis, kui meri laseb. Ma millegipärast kahtlustan, et see on sõna otseses mõttes hääbuv elukutse. Täna ta on juba kadunud põhimõtteliselt. Me ei saagi sellest rääkida kui elatusviisist. See on põhimõtteliselt pool hobi korras, me püüame seda kala kas enda tarbeks, oma sõprade tarbeks, mis üle jääb. Selleks, et kala üldse püüda ja mitte unustada seda elukutset ära.